Ahoi, tervist! Tahaks kohe näidata teile 2 pildi ja küsiks, et mis nende 2 autode juures on sarnast, mis neid ühendab, mis nagu see üks punkt on, mis on siin ja siin. Okei, ma ütlen nii, seal on VQ vahel. VQ on mootor, Nissani poolt toodetud V6 vabalt hingav mootor ja teda topiti jube paljudesse autodesse. Renault, Nissan, Infiniti, põhimõtteliselt rohkem kõik. Esimene auto põhimõtteliselt, kus ma seda nägin, see oli Z, Nissan Z, see oli Tokyo Drift, Fast and Furious, seal nagu see auto jäi silma. Põhimõtteliselt üks põhjusest, miks ma kunagi seda autot ostsin, see on ühe baasi peal 370 Z-iga. Kõige levinum tegelikult see mootor on pigem Infinitide peal, sest need mootorid, kus on Nissanis, nad pigem on kuskil siuksed Jaapani autod. Ja nad on veits teise rooliga. Aga ja, suhteliselt kõige rohkem Euroopas ongi Infiniti FX, QX, G-seeria ei ole, ütleme nii, et päris Euroopa mudel, no on neid on, aga väga vähe. FX on palju, Nissan Murano, VQ on, see on Eestis levinud, Maximaid paar tükki on ja tegelikult vot see pereauto Renault poolt, seda ka on täitsa olemas. See video on mõeldud selle mõttega, et kõigidel mootoritel on tüüpvead. Ja täna ma mõtlesin, et tegelikult mõtlesin ma selle peale juba väga ammu, et tutvustame siis VQ probleemid ja mis temaga reaalselt võib juhtuda, sest tegelikult on üliressursikas mootor ja kui selle eest hoolitseda, siis ta käib. Tulevikus ma arvan, teeme mingi teise mootorite kohta ka tüüpvigadest juttu. Muidugi kõige suurem probleem tegelikult on kered korras hoida, aga siis vaikselt tasapisi räägime sellest, et ideaalis, et 1, 2, 3, teiselt poolt kõik on dubleeritud, seega me näitame ühe poole peal. Siin võib-olla seda on veits paremini näha, sest teisel pool meil natukene paisupaak on. Ta segab. Ühesõnaga, et küünlade vahetus jälgida, pigem varem kui hiljem. Siis siin on meil MAF, siin on meil trossel. MAF ja trosseli juhtmestik võib hakata streigima, sest need pinnid ei ole kõige parema kvaliteediga ja võib juhtuda nii, et pinn ei ulata. See on siukene väike pisiprobleem. Kui trosselit midagi puutud, siis tegelikult seda peab jälle kodeerima, õpetama talle ja see ei ole väga raske protseduur ja hoolduse käigus võiks seda ära teha. See ei ole mingi väga suur probleem. Aga nüüd siin tuleb mingi väike video. Väikse üllatushäälega ja siis ma räägin, miks nii juhtub. Et see võib juhtuda puhtalt sellepärast, et näiteks mingi asju pandakse kokku silikooniga. Siin ongi tehasest ette nähtud, et mõned asjad käivad silikooniga ühendused. Kaaned oma vahel. Ja kui keegi paneb kuskile liiga palju silikooni, ta jääb sisse
ja kunagi õli peseb seda silikooni sealt lahti, siis kõik juhtub see, et mootor on katki. Veel selle kaane taga olemas meil õlikanali tihendid. Neid on 2 tükki ja kuni 2013 aasta jaapanlased mõtlesid, et paberist see on ülihea variant. Tegelikult see ei ole absoluutselt hea variant ja läbisõitu, siin ma vahetasin seda enne, kui midagi juhtus, sest mulle öeldi, et alumine tihend oli natukene juba seal lahti. Ja, et praegu tuul läks natukene vaiksemaks, saab edasi rääkida. Ütleme nii, et mul üks alumine tihend juba oli natukene ära. Seega, kui mina mõõtsin enne talve, mitte mina, lasin mõõta õlisurve, siis oli 1 bar. Seda on nii-öelda ideaalolukorrast vähe, aga tegelikult kuni 0,8 põhimõtteliselt, nagu oli öeldud, võib sõita. Ei hakanud ootama seda 0,8, et pigem teha ära, selleks, et pärast mitte otsida uut mootorit või seda remondida, sest see on kallis lõbu ja pole mõtet selle pealt koonerdama. Mis meil siin võib olla siis veel? Seal on suur kett. Kett tavaliselt käib umbes 200 000 miili, ehk siis umbes 300 000 kilomeetrit. Sellel autol oli umbes poole peal, ehk siis varu täitsa olemas. Veepump on ka keti ajami peal ja selleks, et teda seal on veel 2 tihendit. Üks dosoolist ja teine õlist. Seega ongi nii, et neid tihendid vahetati ka, kuna veepumbal lõtk puutus ja sellepärast polnud mõtet teda vahetada, sest käib ta ka umbes 300 000 kilomeetrit. Siin veel võib mainida seda, et dosooli poolt võib juhtuda, et siin asuv ühendus hakkab lekkima, sest plastik ei ole eluaegne. Veepumba juures seal on 2 tihendit, üks õlist, teine dosoolist, jahutusvedelikust. See ka võib hakata mitte olla hermeetiline ja siis ta laseb dosooli ühest august välja, see, mis on kliimakompressori juures. Seal on spetsiaalne ava ja sealt hakkab tulema, kui midagi on valesti. Rohkem nagu otseselt ma ei oskagi öelda, et sellel mootoril on mingid teised probleemid, sest on teada, et olusid, kus see mootor sõitis ka 300 miili. Kui vaadata, mis nende Infinitidega Ameerikas igasugused latiinased ja muud nii-öelda gangsterid teevad, sest mul Instagramis rekomendeeritud postitused suht väga palju Infinity contenti, sisu ja ma näen seda, ütleme nii, sest nagu väike haigus on see, et tegelikult see mootor kannatab väga palju ja ei olnud niisama see tehtud, see on lihtsalt tulevikus, et oma süda oleks rahul ja ma võiks vajutada ja mitte muretseda. Ma ei tea, kuna sai auto pestud piitumist, läiget natukene pandud ja selleks ongi vaja teda täiskirja pikkuses filmida. Tahaks küsida, et missuguse mootori kohta
teeme järgmise nii-öelda ülevaade tüüpvigadest aga ärge palun kirjutage mingi rasked mootorid, kus peab kedagi otsima selleks, et aga jah, kui keegi kirjutab kommentaare, oleks hea. Aga okei, nägemist siis.